Tšau! Koolis kõik mängisid ja isegi juba enne. Tegelikult Põhja-Helsingis kõik mängisid jalgpalli. Ei olnud seal mingit suusahüppemäge ja mingit kendomehi ei olnud ja ei mingisugust iluuisutamist ega midagi. Ainult jalgpall. Et see oli jah, saun, leib, Põhja-Helsingi jalgpall. Täitsa loomulik minu jaoks. Ma käisin trennis kuni 18. eluaastani ja siis lõpetasin. Jalgpallurid minust ei saanud. Aga ma hakkasin käima juba päris väiksest peale. Et arvestades seda, et ma ikka 6-aastaselt läksin trenni, siis on natuke imelik, et ma kõksisin 5 alles 15-aastaselt. Nii et ma võtsin natuke liiga rahulikult seda. Aga hästi tore oli, et ma olen terve oma elu käinud trennis. Treeneri kohtuniku töö tuli siis, kui ma kolisin Helsingist maale. Ja maal lihtsalt oli vaja, et keegi, kes treeniks tüdrukuid, ma olen ka tüdrukute treener olnud. Ja peale kauba, et on kohtunikke vaja. See on mingi ürginstinkt, et siin samas poisid mängivad palli. No ma pean lihtsalt minema palli ära võtma ja nendega togima palli, et näed palli, siis tuleb lihtsalt jalaga lüüa. Et see on kuskil kuklas siin võib-olla mingisugune haigus ongi see, et tekib palli vastu niisugune kirg. Ja näed kuskil palli, siis mööda ei saa minna ilma, et seda ei lööks jalaga. Täna on Santos muidugi, et ma elan siin samas Annelinnas. Keegi ei usu seda, keegi homme ei mäleta. Kõik arvad, et ma elan Supilinnas. Aga ei, ma elan Annelinnas ja minu sõbra lapsed on siin samas trennis käinud Santoses. Ma olen näinud, kuidas need samad poisid arenevad. Et mu lemmikmängija Santoses, Alex Meinhard, on nüüd juba varsti suur mees. Aga hästi vahva on see, et ma olen näinud, kuidas ta tegelikult on arenenud. Eelmine hooaeg ei julenud ta palli hoida niimoodi, nagu see hooaeg juba julgeb. Et Messi puhul või mingi Ibrahimovitsi puhul sa näed seda onklit, kes mängib, aga sa ei näe tegelikult, kuidas temast on saanud see, kes ta on. Ja siin Tartus on potentsiaali küll. Ma arvan, et kõik võiksid anda võimaluse oma jalgpallile. Selles mõttes, et ma millegipärast arvan, et paljud pole üldse kordagi käinudki vaatamas Tartus Tammeka, Santose, Velko või kellegi teise Merkuuri mänge. Et äkki korraks tasub tulla siia, vaadata, kuidas see mäng välja näeb tribüünilt. Ja kui ei meeldi, siis vaadaku edasi Ronaldo soengud või ma ei tea, mida nad vahivad seal niimoodi telekast. Aga minu jaoks see telepilt on väga pisik ja ma tahan näha tervet väljakut ja ma tahan karjuda ka, et suluseis. Ei ole ju mõtet karjuda, et ta on suluseisus Barcelona mängus. Ega see kohtunik ei kuule seda seal niimoodi suurest toast. Ma kirjutan sellest, mis mul ümberringi on. Ja siis ju täiesti loomulik, et minu raamatute Mari hakkab tegelema jalgpalliga. Et see tuli täitsa iseenesest. Ma kirjutan väga palju jalgpallist. Supilinna krimkades on jalgpall sees ja siis on 2 raamatut, mis on ainult jalgpallist. Üks väike Armando, mustanahaline poiss, keda kiusatakse, kellest saab pärast suur staar Kivimäe koolis tänu tema jalgpallioskustele. Üks raamat on temast ja seal on ka taga niisugune tegelikult selline tõsine lugu, et siin on Eestimaal inimesi, kellele ei meeldi venelased. Samas nad fännavad Pareikod Vasiljevit ja ma ei saa aru, mis selle inimese peas toimub. Aga et kui keegi on jalgpallis tugev, siis see kohe murrab mingisugused müüdid. Ja see on väga põnev teema, see paradoks on huvitav. Ja sellest ma olen kirjutanud Armando ja kokkuleppemängud, mis mind on ära tüüdanud ja mis on rikkunud jalgpalli ilu minu jaoks juba aastaid on jah, üks teine teema mul, mida ma lahkan ühes raamatus Väravajoonel. Et kuna need on olnud minu jaoks elus niisugused asjad, millest ma mööda ei saa vaadata või nad nagu, ma ei tea, segavad või ma ei saa üle nendest. Ma tunnen, et kirjanikuna ma pean oma sõna ütlema sekka, siis ma olen seda teinud. Eks ma ikka püüan muuta oma moodi maailma natuke paremaks ja ilusamaks, et iga üks tahab ju midagi natukene siin elus ära teha, midagi. Need ei pea, ega ma ei arva, et siin nüüd mingi väga suure muutusega hakkama saaksin, aga kõik tahavad ju vast ikka, et treenerid tahavad, et nende lapsed mängiksid hästi ja
kirjanik tahab, et äkki sellest raamatust on kasu kellelegi, et võib-olla ta ei lähe kaasa mingisuguse kokkuleppe mänguga või võib-olla mõeldakse kooli kiusamise peale, võib-olla keegi mõtleb, loeb raamatut ja leiab sellest raamatust julgust, kas siis kaitsta oma sõpra või et ta ise kiusama ei hakkaks või oskab selle kiusamisega toime tulla, kui teda kiusatakse. Ma vaatan alati tulevikku, sellepärast ma ei oska ka väga hästi mõelda vanad raamatud, vanad mängud. Pole ju oluline. Kõige olulisem on järgmine mäng ja järgmine raamat, see, mis tuleb. Ma tahaksin väga, et Eesti ja Soome jõuaksid koos kas EM-i või MM-i finaalturniirile. Aga kui ma peaksin kihla vedama, siis ma arvan, et Soome jõuab enne. Sellepärast, et lõpuks veab neil treeneriga ja nad palkavad endale parima treeneri Eestimaalt. Mina hoian pöialt Islandile ja Rootsile ja ega mul ei ole kahju, kui Venemaal ka hästi läheb, sest see on ka meie naaberriik. Et ma olen ikka naabrite poolt.